Pärnu linnavolikogu liige Jaanus Põldmaa on ühtlasi ka Audrumaa mees. Et volikogu eilne otsus ühe valimisringkonna kasuks on Audru inimestele, sõltumata sellest, kas see on siis Jõõpre või Kalevipoja või Ahaste või Kuskandi inimene, on Audru inimestele ilmselt suur pettumus, sest Audrul ei olnud tegelikult vajadust Pärnuga liituda. Ma võib-olla kõigepealt parandaksin su terminoloogiat, et sa ütlesid liitumine, aga meie oleme kogu aeg mõelnud ühinemisest ja oleme ka allkirjastanud ühinemislepingu, oleme isegi öelnud, et toimunud on vabatahtlik ühinemine. Et meie esmane ülesanne oligi kindlasti sellises populaarses keeles öelda teha Pärnu suuremaks just Eesti kontekstis. Ma mäletan, Audru kauaaegne vallavanem Siim Suursild ütles, et liitumisel peeti silmas tulevikku ja Audru arengu kaugemaid eesmärke, aga praegu hakkab asi natukene meenutama vana Eesti muinasjuttu, kus on Suur-Peeter ja Väike-Peeter ja kõigepealt tõmmatakse lohku Väike-Peeter ja siis Suur hakkab seal niimoodi oma rida ajama ja unustab selle Väikse Peetri ära. Täielikult intrigeerin ainult siinkohal, et kas Audrus võivad tekkida ka mõtted, et astume sellest kooslusest välja ja liitume näiteks võib-olla hoopis Tõstamaaga, mis on logistiliselt oleks isegi võib-olla mõttekam. Et see Suure Peetri, Väikse Peetri võrdlus mulle selle koha pealt õudselt meeldib, et juba läbi ajaloo on kõik naabrist suuremad ennast hakanud kohe ülisuurteks pidama ja hakanud siis vastavalt suhtuma. Et kui me nüüd räägime, et kas meil võiks tekkida mingeid muid ideid, minna oma rada uuesti, võib ju öelda, et miks mitte. Samal ajal, nagu ma juba ennem ütlesin, et juba ühinemise juures ju kaalutleti pikalt, et olla iseseisev tegelikult ju koos Tõstamaaga. Aga kui vaadata täna ikkagi majanduspoolt, sotsiaalpoolt, ikkagi minna päris elusse sisse, siis kindlasti ma ikkagi välistaks selle, mis kindlasti, aga ma välistaks selle ja ütleks, et tuleb läbi rääkida, tulebki suruda, survestada, poliitika ongi läbirääkimiste kunst. Et meil on ju täna võimalus, me oleme küll väga väikses või väga suures vähemuses Pärnu volikogus, aga ju siis tuleb kõvemat häält teha, tuleb läbi rääkida ja tuleb survestada. Ja seda enam, kui me teame, et rahvas on oma mõtetes meie selja taga, et me ajame õiget asja, et lihtsalt ühe järgi anda, aga loomulikult viimane käik on siis minna oma rada. Lõpetamiseks on see muidugi maru positiivne noot, et tuleb läbi rääkida, aga volikogus istudes ja volikogu komisjonides töötades, kas endal on selline tunne, et võimuliit oleks valmis läbi rääkima? Ma tõin eilses volikogus ka tegelikult välja, kui võrrelda kunagist Audru volikogu. Audru oli suurim vald Pärnu maakonnas. Meil oli 15 volikogu liiget ja võrrelda nüüd Audru volikogu ja Pärnu volikogu, siis kuidagi just see Pärnu volikogu on kuidagi ülipoliitiline. Et minu jaoks oligi üllatus, et see samm on nii suur Audrust Pärnusse, kui rääkida poliitmaastikust. Ja kui me räägime nüüd sellest Audru iseseisvusest või osavaldade iseseisvusest või nagu identiteedist ja selle maksma panemisest linnas, siis võib-olla üks probleem on ju ka tegelikult see, et kui me räägime valimistest ja Audrust valitakse või osavaldadest valitakse volinikud Pärnu volikokku. Probleem on ka see, kui nad jaotuvad nüüd siin Pärnu volikogus erinevate parteide vahel ära, sest siis nad ikkagi ei moodusta seda ühtset rusikat. Et see on selline võib-olla osavaldade jaoks valimiste kontekstis ka selline suur probleem, et kuidas sa saaksid need mehed ühe mütsi alla. Ja siis on järgmine küsimus, milline see õige müts on, mis kõigile sobib. Et ega neid probleeme on palju ja jätkuvalt läbirääkimine. Et see ongi see tänane kunst. Selge, aitäh. Varsti saab mütsi kandmise aeg, ma loodan otsa. See oli kaabu. Kaabu kandmise aeg? Jah, mütsi kandmine läheb ikka edasi. Kaabu kandmise aeg saab otsa. Kaabu kandmise aeg saab otsa, selge. Aitäh, Jaanus Põldmaa, jagamast oma mõtteid selles küsimuses.
Meie näeme aga peatselt jälle, seniks olge terved. Eesti uudistele Kalev Pilgats.